see kurilam küll. Ehk siis uuesti, et ühesõnaga rahasüsteemi aluseks, loomise aluseks on pangandussüsteemi nii-öelda toimimine ja selleks, et siis see süsteem saaks toimida, peab olema mingid reeglid. Reegliteks on, nagu ütlesin, intressimäär. Intressimäära loogika on väga lihtne. Intressimäära allaviimisel peaks raha pakkumine suurenema, ehk siis majandussubjektid peaks raha rohkem laenama. Intressimäära tõstes, siis omakorda raha pakkumine peaks vähenema, ehk siis ka raha nõudlus väheneb, et raha muutub kallimaks. See on niisugune põhiloogika. Nüüd rahasüsteemi toimimiseks peab riigis olema tagatud selline asi nagu pangandussüsteem. Pangandussüsteem koosneb klassikaliselt kahest komponendist, keskpank ja kommertspangad. Ja keskpanga ülesandeks tavaliselt on siis nii-öelda kontrollida raha pakkumist, ehk siis reguleerida pangandussüsteemi, ehk siis seda, et milline on intressimäärad, milline on pankadele antud rahapoliitika, kui palju pangad peavad seda kohustuslikus korras seda raha siis kuskil endale hoidma. Lisaks peab olema siis tagatud ka see süsteem, et kuidas pangandus üldse toimib, pangandusjärelevalve ja kõik sellised asjad. Et kui küsida, millega tegeleb Eesti Pank kui keskpank Eestis, siis Eesti Keskpank tegeleb kõige rohkem just nimelt pankade järelevalve poliitikaga. Pankade loomiseks on omad kindlad reeglid ja pangad on tegelikult nii-öelda see vereringe, läbi mille pumbatakse veri, ehk see on nagu süda koos oma veresoontega, läbi mille pumbatakse see raha siis nii-öelda organismi ehk siis majandusse. Ja kui pangandussüsteemi sellisel moel ei oleks, siis raha kuidagi ei jõuakski üldse kodanikeni. Isegi ju Vene ajal, isegi totalitaarsetes ühiskondades on olemas pangandussüsteem, mis võib olla küll riigi kontrolli all, aga mingi süsteem peab olema, mis tekitab raha ringluse ja kus siis saab alguse kogu see rahaloome. Nüüd kommertspangad oma olemuselt jagunevad ka väga erinevalt, eks ole. Kommertspangad võivad olla niinimetatud universaalpangad, aga võivad olla ka sellised pangad, mida nimetatakse spetsiaalseteks pangad. Näiteks ütleme, et investeerimispangad, ainult pangad, mis annavad laenusid, ainult mingid pangad, mis annavad kiirlaenusid, mis võtavad vastu ainult hoiuseid. Selliseid pankade liike on palju. Klassikaliselt on olemas selline mõiste nagu universaalpangandus ja pangaks üldse, universaalpangaks selge saab nimetada sellist institutsiooni, mis tegeleb kolme asjaga. Võtab vastu hoiuseid, annab välja laenusid ja korraldab arveldamist. See on panga tunnus. Nii et siis rahasüsteem toimibki niimoodi, et riigi kontrolli all on keskpank, mida, nagu ma ütlesin, on igas riigis üks. Ja see keskpank siis omakorda kontrollib siis kommertspangandussüsteemi ja kogu see raharinglus ja kogu rahaloome toimub siis kommertspankades. Kui inimene tahab laenu, kui riik tahab laenu, kui ettevõte tahab laenu, siis ta läheb kommertspanka ja võtab sealt laenu selle intressimääraga, mis parajasti on kehtestatud. Intressimäär teatavasti, millega siis laenu võetakse, nimetatakse raha hinnaks, koosneb siis baasintress pluss siis marginaal. Baasintressiks kutsutakse meil Euribori. Euribor, selle asja nimi on Euroopa pankade vaheline laenuintress. See on nii-öelda nagu raha baashind. Ehk siis seda nimetatakse ka niipidi, et see on see raha, mida pank ise laenab selleks, et teile edasi laenata, eks ole. Ja marginaal on siis see, mille teenib pank. Praegu on meil juba pikka aega baasintressimäär 0 ja isegi miinustes. See tähendab seda, et raha, mida pangad saavad kasutada, nemad saavad selle nii tasuta. Ja kui nemad seda teile edasi laenavad, siis nemad teenivad selle sama marginaali pealt oma tulu, eks ole. See on siis nii-öelda raha hind. Ja mida kõrgem on siis intressimäär tervikuna pangas, seda väiksem peaks olema raha pakkumine. Nii et veel kord, kui riik tahab suurendada raha pakkumist ja vajadust elavdada, siis mida ta teeb? Ta viib alla baasintressimäär ja leevendab pankade laenutingimusi ja leevendab pankadele esitatud nõudeid näiteks selles osas, kui palju kommertspangad peavad vastavalt selle minu poolt toodud selle reservi määrana iga euro pealt
panema keskpanka hoiule. Vot nii, see on siis nii-öelda see pangandusloogika. Nüüd, kui me räägime nagu tänapäevasest rahaloomest, siis kuidas üldse raha nagu nii-öelda süsteemi jõuab, siis ongi esimene variant on see, et raha liigub niimoodi, et raha kõigepealt trükitakse juurde, eks ole, põhimõtteliselt saate aru, kuskil keskpangas. Nüüd see raha sealt keskpangast ei jõua mitte niisama lihtsalt niimoodi, et see lihtsalt antakse kastiga ühele pangale, et näe, võta, eks ole, vaid raha juurde trükkimisega tulemusena luuakse baasraha, seesama sularaha. Ja see sularaha peab liikuma kuidagi kommertspanga süsteemi või üldse raha majandusse. Ja see saab liikuda nüüd läbi selle, et kommertspangad saavad ise seda raha laenata näiteks keskpankadele. Nii. Teine võimalik variant on see, et riigid võtavad laenu. Ehk siis, kuidas asi toimib? Euroopa Liidu keskpank trükib raha juurde ja annab seda trükitud raha oma liikmesriikide valitsuste käsutusse. Ja seda ei anta ka lihtsalt niisama, vaid seda antakse kas laenuna või siis teine variant on, emiteeritakse võlakirju, mis on ka laen põhimõtteliselt, eks ole ju, teatud teistsugustel tingimustel ja siis seda nii-öelda raha, mida valitsus võtab laenuks keskpangast, seda raha valitsus ise korraldab, kuidas tema jagab seda oma majandusse. Kas ta siis omakorda laenab selle edasi kommertspankadele või tellib mingisuguseid töid, mille tulemusena siis raha hakkab ringlema ettevõtetes, sealt jõuab ta tagasi pangandusse, sealt omakorda majandusse. Saate umbes loogikast aru? Eks ole, et raha, ütleme, et kõige labasem variant ongi selline, nagu ma olen öelnud, et raha trükitakse juurde ja kantakse inimeste kontole. See on kõige labasem variant. Vähe viisakam variant ongi see, et raha tekib juurde läbi laenusüsteemi. Põhimõtteliselt luuakse laenusuhted kas keskpanga ja riigi vahel, keskpanga ja kommertspankade vahel, riigi ja ettevõtete vahel, ükskõik kuidas, eks ole. Peaasi, et see raha hakkab tekkima võla kaudu, et keegi jääb kellelegi võlgu. Siis on rahasüsteem suurema kontrolli all. Tekib, eks ole, distsiplineeritus, raha ei kulutada niisama ja mis kõige tähtsam, et ei teki siit ka inflatsiooni. Sest vaadake, me oleme teiega rääkinud siin ka varasemalt, et üks selline valitsuse, üks põhilisi selliseid funktsioone või selliseid probleeme, millega peab tegelema, on hoida inflatsiooni kontrolli all. Räägime inflatsiooniga lahti. Mis asi see inflatsioon on? Mis asi on inflatsioon? Siis kui raha väärtus langeb? Põhimõtteliselt on sul õigus, kuigi see ei ole päris korrektne. Ehk siis tegelikkuses nimetatakse inflatsiooniks hindade püsivat kallinemist. Raha väärtusega tegelikkuses ei juhtu midagi. Mõistate? 500 eurot on ikka 500 eurot või 100 eurot on 100 eurot, eks ole. Mis juhtub? Hinnad lähevad kallimaks. Nüüd, ega ei ole vale öelda, et inflatsiooniks nimetatakse siis ostujõu vähenemist, mis teeb sama välja. Ostujõu vähenemine tähendabki seda, et sama raha eest saate tulevikus osta vähem. See on see loogika. Aga jätke meelde, et inflatsioon majandusteoreetiliselt on hinnataseme püsiv kasv. Ja see tähendabki seda, et seda nii-öelda mõõdetakse ka selgelt ikkagi teatud meetmetega. Näiteks, et kui 2 kvartalit järjest hinnad tõusevad, siis seda nimetatakse juba inflatsiooniks, eks ole. Nüüd, inflatsioon miks tekib üldse? Raha on liiga palju või? Mis see tähendab siis? Iseenesest veel raha paljusus ei tekita inflatsiooni. Kes oskab pakkuda?
hakkame niimoodi küsima, kui teil on rohkem raha, mis siis juhtub? Ma ostan rohkem ja siis pakkumine. Kui sina ostad rohkem, mis nüüd kasvab? Nõudlus kasvab. Õige. Ja kui nõudlus kasvab, mis siis hindadega juhtub? Hinnad tõusevad. Õige. See ongi loogika. Rohkem raha toob kaasa suurema kaupade nõudluse, suurem kaupade nõudlus toob kaasa hindade kasvu. Eks ole? Inflatsioon saab olla nõudluspõhine või pakkumispõhine. Nõudluspõhine inflatsioon on klassikaline. See tähendab, et majanduses kas eraisikud, ettevõtted või riik saab raha juurde ja see suurem raha tekitab suurema nõudluse ja selle tulemusena hakkavad hinnad kasvama. Pakkumispoolne inflatsioon tähendab seda, et ettevõtted peavad millegi pärast hindu tõstma. Miks ettevõtted peavad hindu tõstma? Isegi kui nõudlus ei muutu. Kulutused suurenevad. Millised kulutused? Transpordi. No, kõigepealt on igast tooraine ja sisendid, eks ole? On ju? Näiteks elektri hindab kallimaks, kütus hindab kallimaks, mis iganes. Mis veel tekitab inflatsiooni? Mis kulud veel kasvavad tavaliselt? Palgakulud, maksukulud. Maksud, õige. Kui maksud tulevad otsa, läheb ju loogiliselt võttes kaup kallimaks, on ju? Täitsa loogiline. Ettevõtte ei hakka ju maksusid, kasvavaid maksud, kulusid maksma kinni oma kasumi arvelt. Tema tõstab lihtsalt toote hinda. Ehk siis pakkumispoolne inflatsioon tekib siis, kui ettevõtete kulud kasvavad. Ettevõtete kulud võivad kasvada nii tõesti kallinevad tooraine, kõrgemate maksude kui ka muude kulude, näiteks palgakulude kasvades. Nüüd, kui me räägime kõigepealt sellest tooraine hindade kallimisest, siis see on üks kõige ratsionaalsem põhjus, miks hinnad kallinevad. Piltlikult öeldes, kui me pumpame naftat, eks ole, siis võib-olla kunagi oli niimoodi, et lõid toki maasse ja nafta purkus välja, on ju. Nüüd sa pead minema ühe sügavale maa alla, et sama barrel naftat kätte saada. Iga barreli kätte saamiseks tehakse suuremat kulutust, on ju, nõus. Järelikult juba keerukama tehnoloogia või suurenenud töömahu tõttu hakkavad teatud asjad kallinema. Nüüd inflatsiooni saab ka teha joonisena. Ma näitan teile inflatsiooni pilti joonisena. On teil see whiteboard ees, jah? Nii. Inflatsiooni kirjeldatakse umbes niimoodi. Teeme siia jällegi meie klassikalise sellise nõudluse ja pakkumise graafiku. Ehk siis siin on meil hind ja siin on meil kogus. Või siis võiks isegi öelda niimoodi, et see on siis koguseks on SKP ja hinnaks on siis, eks ole, hinnatase. Nüüd meil oli selline reegel, et majandus toimis meil siis tasakaalu printsiibil, et see on meil nõudlus, on ju? Ja see on pakkumine, on niimoodi, eks ole. Ehk siis nõudlus ja pakkumine. Nii. Nüüd nõudlus makroökonoomikas tähendab SKP tasakaalu. See tasakaalu punkt siin. SKP omakorda võrdus meil majapidamised, liita valitsus, liita ettevõtted, liita eksport. Nii. Ja nüüd, mis juhtub selle pildiga, kui näiteks SKP hakkab kasvama selle tõttu, et näiteks valitsus võtab laenu juurde, siis valitsus saab nüüd rikkamaks ja valitsus hakkab rohkem kulutama. Eks ole ju? Nõudlus hakkab kasvama. On nüüd nõudlus? Kui nõudlus kasvab, siis nõudluskõver liigub siia punkti. Ehk kui see meil on siin, kirjutame siis, nõudlus oli meil siis demand, D0 näiteks, siis nüüd võime joonistada siia uue kõvera nimega D1. Nii, kui meil eelnevalt oli meil see keskpunkt siin, see oli hinnatase ja see oli siin kogus. Nii, siis
kasvava nõudluse tõttu hakkab kogus kasvama ja mis hindadega on juhtunud? Hinnatase tõusis. On ju niimoodi? Ja sellist momenti, see on kõige lihtsam selgitus, kuidas tekib inflatsioon. Kui üks või mitu SKP moodustavast kooslusest saab rikkamaks, hakkab rohkem tarbima, siis hakkab nõudluskõver nihkuma paremal ülesse, mille tulemusena tõuseb kogus ja tõusevad hinnad. Nüüd ühel hetkel juhtub selline lugu, et nõudluse kasvades hakkab kasvama hinnatase, tekib surve palkadele, tekib surve kõikidele kuludele. Hakkavad kasvama kulud, mis tähendab seda, et ka pakkumine peab muutuma. Ja pakkumise puhul toimub selline nüke, et pakkumiskõver liigub samamoodi U-tasandisse. Sellepärast, et kõrgemate tootmiskulude puhul peab nüüd ettevõtja tõmbama pakkumist koomale. Ta ei saa nii palju pakkuda, kuna tal ei ole võimalik seda teha selliste kuludega. Ja selle tulemusena juhtub sinna asi, et majandus liigub tagasi oma tasakaalupunkti. Aga nüüd hoopis kõrgema hinnatasemele. Nüüd ma tegin siit koleda joone, teeme siit sirgema joone. Ehk siis lõpuks juhtub selline lugu, et majandus on ikka tagasi samas tasakaalupunktis, aga hoopis kõrgema hinnatasemele. Niimoodi võiks selgitada klassikaliselt tasakaalust majanduse toimimist. Iga kord, kui toimub uus nõudluse kasvamine, siis kui see toob kaasa ettevõtete kulutused, siis majandusel on kombeks tasakaalustada ikka oma selles optimaalses punktis, aga sellisel juhul juba kõrgema hinnatasakaaluga, sest palgad on tõusnud uuele tasandile, kulud on tõusnud uuele tasandile, majandus toimib ikka samas mahus, ikka toodetakse sama üle kaupu, aga kõik kulud on kasvanud. Kõigi jaoks on need elu kallimaks. Nüüd on küsimus, kas inflatsioon on hea või halb? Ikka hea vast. Miks ta hea on? Siis rahaväärtus tõuseb jälle vast. Kus ta siis tõuseb? Inflatsiooni, kui rahaväärtus langeb. Alati. No siis need mullis ehitatud firmad kaovad ära ju. Siis nõudlus ja pakkumus langevad. Aga see tähendab seda, et majandus läheb tagasikäigule. Ei ole hea. Küsime niimoodi. Kas teile on hea, kui hinnad tõusevad? Ei ole. Ei ole. Just. Eraisikul ei ole hea. Eraisikul oleks tore, kui nad langeksid. Aga mis juhtub, kui hinnad langevad? Kas Eestis on hinnade langemist toimunud? Mis te arvate? Praegu või? Praegu on keeruline veel öelda, sellepärast, et praegu on nii lühike aeg, aga ma näitan teile korraks siit ühte varasemat pilti. Ja võtame siit aasta näitajad, siis meil on selline näitaja nagu tarbijahinnaindeks. Ja tarbijahinnaindeks on meil olnud aastatel 2014, 2015 miinusses. Mõistate? See tähendab, et see ostukorv, mis mõõdab inimese elukallidust, on hoopis vähenenud. Eks ole? Nii. Ja nüüd sellisel juhul tegelikult inimese jaoks on tore, hinnad langevad, eks ole. Kui me vaatame praegu huvi pärast näiteks, mis toimub kuu näitajate osas, siis tarbijahinnaindeks on eelmise perioodiga on ta langenud, sama perioodiga eelmisel aastal pisut tõusnud, ütleme, et praegu on ka deflatsioon. Hindade langemist nimetatakse deflatsiooniks, eks ole. Nüüd, miks ikkagi inflatsioon on vajalik ja deflatsioon on kahjulik? Olukord on selline. Kui hinnad on langevas trendis, oletame, eks ole, mitte ei tõuse. Teil on vaja osta näiteks uus eluase. Ostate? Kui hinnad on langenud või tõusnud kumb? Kui hinnad langevad. Ikka ostame muidugi. Oled sa kindel?
kui hinnad on langenud, kas ma ostan siis odavama hinna eest korteri, mida ma tahtsin enne kallima hinna eest? Ja. Muidugi. Kas kõik on nõus Kristiga? Tean, aga ma olen maal. Ikka ostad selle põhimõttega, et ütleme võib-olla 5 aasta pärast tõuseb. Mina ei ostaks. Mis mina teeksin? Ootan veel hinda langemist. Kui hinnad on langustrendis, siis sa ootad, et nad veel langeksid. Nii, mis nüüd majanduses juhtub? Kuna raha seisab, siis majandus langeb. Õige. Kinnisvara ehitajad ei saa oma raha kätte, nad ei saa maksta palkasid, nad ei saa maksta tagasi laenusid. Sellepärast, et inimesed ootavad, et hinnad langeks veelgi. See tähendab, et inflatsioon peab olema mõõdukas, paar protsenti. Paar protsenti on selline inflatsioon, mis ei pane inimest väga kaua oma otsust kaaluma. Ta ostab ära siis, kui tal vaja on, sest et hinnad ei lange, aga ei tõuse ka meeletult. Ja teiseks, inimesed ka ei hakka paanitsema, et hinnad tõusevad liiga palju, vaid nad käituvad nagu normaalsetes nõudlusoludes. Mõistate? Nii nagu praegu on soov, ostan ära, eks ole. Mitte ei oota midagi seal. Nii et tegelikult Euroopa Liidu keskpank ihaleb sellist 2,5% inflatsiooni aastas, pidades seda väga heaks. See tähendab, et inimesed selle juhul säästavad mõõdukalt, ei lükka ostuotsust edasi ja samal ajal ei toimu ka hindade meeletut kallinemist, mis tekitaks majanduses probleeme. Saate loogikast aru, eks ole? Ja nüüd ongi, et vaadake, see inflatsioon on üks suurtest näitajatest, mida kindlasti riigid peavad kogu aeg järgima. Kui nad liiga palju trükivad raha juurde või annavad rahvale liiga palju lihtsalt raha kätte, siis see tekitabki olukorra, kus hakkab tekkima inflatsioon. Kui tekib liiga kõrge inflatsioon, siis liiga kõrge inflatsiooni puhul, mismoodi hakkab inimene käituma? Kui on liiga kõrge inflatsioon, mis te siis teete? Siis ma ei osta nii palju, või? Ostad küll. Mis su hirm on? Et tõuseb veel, või? Jah. Sa püüad kõigest hingest kogu oma rahast kogu lahti saada, sest raha väärtus hakkab langema, on ju? Sa hakkad ostma liiga palju. Kui sa hakkad ostma liiga palju, mis siis juhtub? Nõudlus jälle suureneb ju. Jah, hinnad tõusevad veelgi. Mõistate? Tekib vahereaktsioon, saate aru. Ehk siis on olemas selline mõiste nagu hüperinflatsioon. No, siin vanemad olijad nagu minu vanused peaks mäletama hüperinflatsiooni. Rubla ajast. Mäletate? Ma räägin alati niisugust lugu, et aasta oli siis 1991. Mina läksin ülikooli õppima. Kolisin sisse TTÜ ühiselamusse. Ühika üür oli 2 rubla kuus. Ma läksin komandandi juurde, maksin 10 rutsi, ütlesin, ma maksan pool aastat ette. Nii, see oli septembrikuus. 92. aasta aprillis, ehk siis see oli sama õppeaasta kevadel, vahetult enne krooni tulekut olid üliõpilaspäevad. Ma läksin Kleeni lossi, seal oli pidu, ma ostsin viina kokteili 450 rubla. Mis oli juhtunud poole aastaga, mõistate, eks ole? See on juba ülikõrge ehk peaaegu hüperinflatsioon. Hüperinflatsioon on 100% kuus toimub hinnamuutus. Hüperinflatsioonidest on palju räägitud, ma ei hakka selleks üldse aega kulutama, sellest võib rääkida ka palju, sellest on raamatut kirjutatud, aga põhimõtteliselt on hüperinflatsioon üks selline hull nähtus, mis tekib siis, kui majanduses on täielik kaos. Kui inimestel puudub igasugune usaldus raha vastu ja siis hüperinflatsioon tekibki sellest, kus tavaline näide on selline, et riik ei tule oma tulude ja kuludega toime. Võetakse kogu aeg võlgu, sest maksutulud ei laeku ehk kulutatakse rohkem kui vaja. Ja selleks nüüd, et seda puudujääki eelarves likvideerida, tekib aga üha suurem vajadus raha juurde trükkida või raha juurde laenata. Mida rohkem raha juurde trükitakse, mida rohkem raha rahvale kätte antakse, seda rohkem inimesed hakkavad seda kulutama, seda kõrgemaks läheb inflatsioon, sest nõudlus üha kasvab ja lõpuks on nii, et hommikul maksab raha rohkem kui õhtul. Eks ole? Ja see on see olukord, mida püütakse vältida. Ehk siis raha väärtus seisukohast on niimoodi pilt väga lihtne. Miinus inflatsioon ehk deflatsioon on jama, sest majandus jääb seisma.
Samamoodi on inflatsioon, mis hakkab ületama sealt 10-20% ka jama, sest see tekitab majanduses kaose. Ja inflatsioon tekitab samamoodi väga suurt, eks ole, ka majanduslikku kihistumist, kuna teatud inimesed, kellel on väga suur sõltuvus palgatööst, ei tule tihtipeale oma kuludega toime, sest et hinnatõus kihutab palgatõusust eest ära. Ühel hetkel neil lihtsalt ei ole raha ja ta ei tule toime selle kasvava hinnatõusuga. Ja seetõttu toimub ühiskonnas tegelikult ühelt poolt vaesumine, teiselt poolt hakkab tekkima must turg ehk hangeldamine, hinnatase kaob täiesti ära ja kogu majandus muutub läheb totaalsesse kaosesse. Seetõttu peab riik hoidma inflatsiooni nii-öelda sellisel mõõdukal, just nimelt selline paari protsendile tasemel, kus inimesed veel säästavad, kus inimesed veel tarbivad mõistlikult, samal ajal ei lähe nii-öelda nagu hulluks kätte ära, eks ole. Vot, et see on siis nii-öelda selline kõige nagu olulisem faktorite grupp, mis puudutab inflatsiooni. Nii et inflatsioon on tegelikult tänases ühiskonnas siiski vajalik asi, mis muidugi toob kaasa selle, et sisuliselt paratamatult kogu aeg raha väärtus kahaneb. Kogu aeg. Aga nii on ta olnud põhimõtteliselt kogu aeg. Et juba 100 aastat tagasi oli inflatsioon olemas, on tänase päevani. Midagi teha ei ole. Eks ole? Nii, vaatame veel siit slaididelt mõned olulised asjad üle, mis on vaja teada. Et siis rahapoliitika elluviimine ja finantssüsteemi juhtimine, mis on siis tavaliselt keskpanga ülesanne, et mida siis ikkagi nagu põhimõtteliselt riigis tehakse, ongi just nimelt nagu tõi näite see hindade stabiilsuse säilitamine. Kui vaja, mida tehakse? Osa hindu külmutatakse, ehk siis keelatakse hindu tõsta. Ja no nagu pankasid külmutatakse, eks ole ju. Selleks, et ei tekiks paanikat, et inimesed ei muutuks vaeseks. Praeguses olukorras, näiteks selliste kriiside puhul on täiesti normaalne ja me võime seda ka veel näha, kui kõige hullemini läheb, et osa hindasid külmutatakse. Näiteks kütuse hinnad või ma ei tea, kinnisvara hinnad või no mis iganes, mingid sellised elutähtsad hinnad võivad olla näiteks külmutatud, kus keelatakse hinda tõsta. Eile ma kuulsin, oli jutt, et kui kaubanduskeskused lahti tehakse mingite piirangutega, et siis on keelatud igasugused allahindlused, suured kampaaniad, selliseid asju ei lubata ka teha, ühesõnaga toote testimised ja kõik, mis nagu soodustaksid siis inimeste kutsumist sinna või suuremalt tungi poodidesse. See on täitsa normaalne, siin ei maksa üldse midagi imeks panna. See tundub meile hullu ahistamisena, aga tegelikult see on täiesti normaalne tegevus. See ei ole korrektne, see ei ole aus, õiglane, aga nii tehakse. Mitte midagi ei varata, eks ole. Edasi, mida veel loomulikult rahanduspoliitika soovitakse saavutada, majanduskasv, eks ole, et piisavalt raha oleks ringluses, saavutada kõrge tööhõive, finantsturgude stabiilsus. See tähendab seda, et ei teki mingit börsikrahhe, ei teki mingisuguseid selliseid kriise, ei teki mingisuguseid mingeid hullusi, kollapseid, eks ole. Et aktsiatulud toimiksid, et laenutulud toimiksid, et finantsvarade väärtus säilib. Et intressimäär oleks stabiilne. Intressimäära stabiilsus ongi seesama, millega saab laenata ja millega saab hoiustada. Ja paraku on need kaks asja käivad käsi käes. Ehk siis kui laenuhind langeb, langeb hoiustamishind. Ja praegu ongi olukord, kus tegelikult on olukord selline. Laenata on odav ja hoiustada raha mõttetu. Ja juba väga pikka aega on niimoodi. Palju? Mina räägin alati seda lugu, et aastatel 1995 kuni 1997 kuni 2008, ma täpselt mäletan enam. Mina hoiustasin oma metallimüügis saadud Saksa markasid tolleaegses ühes kommertspangas ja mulle maksti Saksa markadest 15% hoiusintressi aastas. Kujutate ette. 15% intressimääraga kahekordistub teie algne summa 5 aastaga. Mina selle raha eest, ma sain nii palju raha, et ma jätsin maja selle eest, kujutate ette. Selline oli intressimäär. Niisuguse elu oli, jah. Aga samal mul üks tuttav liisis autot samal ajal, maksis 17% intressi, liisingu intressi.
kujutades ette, eks ole. Nii et see on nagu teine pool jälle. Ja loomulikult on siis ka, kellel on, eks ole, valuutatehingud, kus riigid teevad, siis ka välisvaluuta reservid peavad olema stabiilsed ehk on need raha kuskil hoitud. Ühesõnaga, põhimõtteliselt on siin terve hulk selliseid eesmärke, mis jagunevad siis majanduspoliitilised ja finantspoliitilised. Need on siis nagu need eesmärgid. Ja tavaliselt nii nagu me rääkisime sellest fiskaalpoliitikast, on meil siis ka monetaarpoliitikas 2 põhieesmärki, on siis see kitsendav rahapoliitika, ehk siis just nimelt tõmmatakse kulutamist koomale ja laienev rahapoliitika püütakse siis elavdada majandust. Millal peaks olema põhjust rahapoliitikat kitsendada ehk raha pakkumist vähendada? Ja kas sellist asja on teie silm ka näinud või olete te nagu tundnud, et sellist asja on vajalik üldse, et peaks nagu majandust jahutama? Vaadake, aastatel 2006-2007-2008 meil oli siin viimaste aegade kõige suurem majanduskasv, mäletate? Siis oli täpselt kõik need märgid olid sellised. Nõudlus kasvas, palgad kasvasid, laenu andmine oli täiesti laes, inflatsioon oli ka suht kõrge ja majandus ka suht kõrge. Ja mida siis inimesed tegid selle käigus? Nad tegid seda, et nad kulutasid rohkem, kui nad tegelikult oleks pidanud kulutama. Ja siis oli valitsusel tegelikult jäi see samm astumata. Ehk siis oleks võinud näiteks kasutada mingeid mehhanisme selleks, et pidurdada majandust. Näiteks vähendada laenamist läbi mingite regulatsioonide. Suurendada inimeste huvi säästmise vastu, ehk siis vähendada raha pakkumist. Selline olukord oli olemas. Seda ei kasutatud ja nii ongi. Siin on kõik need asjad kirjas, mis on siis see laienev ja kitsenev, eks ole ju. Ja põhimõtteliselt siin on see sama skeem, et kuidas siis nagu see intressimäärade langetamine viib siis selle majanduse siis kasvamiseni. Nii, mis mul siin veel on? Ülejäänud on selline tavaline jutt, mis ma teile juba rääkinud olen. Aga siis kokkuvõttes, mis asi on siis meil nüüd see rahapoliitika ja fiskaalpoliitika kokkuvõtteks, et ütleme siis niimoodi, et veel kord, majandus, kus meie teiega toimetame, toimib nagu mitmel tasandil. Et meie teiega siin tegutseme mikrotasandil. Me käime tööl, me ajame mingit äri, töötame kuskil või oleme ettevõtjad, loome mingit väärtust. Meil on isiklikud eesmärgid. Meie isiklik eesmärk on see, et saada rohkem kasumit ja rahuldada oma isiklikke hüvesid. Nüüd me peame arvestama, et meie teiega oleme suhteliselt egoistlikud tüübid. Ega meid väga ei huvita, kuidas teisel läheb. Või et me isegi, kui meid huvitakse, siis palju meil on selleks võimalusi, et kuidagi viisi teiste majandussubjektide käitumist kontrollida. Ja seetõttu, kuna kõik üksikisikud, kõik üksikettevõtted on väga nagu egoistlikud oma paratamatus loomuses, siis peab olema keegi, kes seda süsteemi nagu kontrollil hoiab. Teiseks on see, et kuna turumajandus on oma olemuselt suhteliselt jõhker ja väga ei hellita neid, kes alla jäävad, siis tekivad, nagu me rääkisime, kriisid, tekivad mõõnad, tekivad olukorrad, kus majandus ei tule ise toime. Sestap peab valitsus seda süsteemi reguleerima ja kontrolli all hoidma. Ja see võimalus tekibki siis läbi kahe sellise põhilise komponentide või meetmete komplekti. Et ühelt poolt saab siis majandust alati reguleerida läbi eelarve ja läbi siis maksude. Ehk siis maksude tõstmine või langetamine annab mingid signaale majanduse toimimiseks ja eelkõige aitab siis tasakaalustada seda sotsiaalset ebavõrdsust ja seda, et inimeste võimekus ja sissetulekud ja võimalused erinevad. Ja teiselt poolt siis, kui on ikkagi majanduses kriisid, siis valitsus saab läbi eelarve kulutuste toetada nende kriiside pehmendamist. Ja peale selle on, eks ole, ka oluline see, et meil on väga palju inimesi, kes saavad palka riigi käest. See tähendab, et nende inimeste sissetulek ja heaolu sõltub riigist.
kuna riigiameteid on vaja, kuna riik on võtnud endale mingid kohustused, siis inimesed sealt töötavad, saavad palka. Ja nende palk sõltub küll loomulikult kaudselt, kuidas majanduses läheb, aga tegelikult otseselt sõltub sellest, kui palju riigil raha on. Ja selleks, et meelitada inimesi riigitööd tegema, et oleks õpetajad, oleks arst, oleks politseinikke, peab riik ikkagi nagu läbi eelarve suunama vahendeid selleks, et need inimesi motiveerida läbi palga ja muude tingimused. See on siis kõik, mis me räägime fiskaalpoliitikast. Ja kuna praegu on eelkõige küsimus selle stabiliseerimise mehhanismis, siis praegu muutub just nimelt need fiskaalpoliitika mehhanismid eriti oluliseks. Kuidas riik, ja riik on praegu ainukene organ, kes saab üldse majandust päästa. Ja seda puhtalt siis läbi ja samade eelarved. Ja kui te vaatate, mida valitsus on teinud Eestis ka siin viimase 6 aasta jooksul, siis ta on kasutanud päris paljusid fiskaalpoliitika vahendeid. Maksude langetused, mingisugused, ütleme, eelarves ette nähtud kulutuste kasv näiteks või ümbersuunamine, need on kõik väga selged fiskaalpoliitilised vahendid, millega püütakse majandust päästa. Ja teiselt pool istub monetaarpoliitika, millel on võimalusi vähem, eriti olukorras, kus me raha ei trüki. Meil ei ole kontrolli raha üle. Ja selle poliitika siis nii-öelda nagu peamine vahend, mille Eesti saab teha, ja mitte 100%, aga siiski, on just nimelt see raha pakkumise muutumine, kas siis läbi intressimäärade või siis läbi pankadele suunatud regulatsioonid. See on nagu põhiasi. Aga kogu eesmärk, mida valitsus peab tegema, on see, et tema käsutuses on terve hulk vahendeid, kuidas mõjutada majandustoimimist. Ja nagu te aru saate, siis tegelikult on valitsuses tohutult oluline, et seal oleks majanduslikult mõtlevad inimesi. Tohutult oluline. Kes saavad aru, kuidas toimib majandus. Et kui sa teed mingi liigutuse, mis siis juhtub? Või et kui vaja on midagi muuta, millised on võimalused selle muutmiseks üldse. Ja tegelikult valitsus ei tegutse üksinda, tal on olemas, keskpanga inimesed, tal on olemas veel igast muud nõustajad ja siis kokkuvõttes kõik peavad siis looma sellise kompleksse käitumise, sest iga otsus, mida riik teeb, mõjutab ju päris suurel määral, mitte ainult seda riiki, vaid tihtipeale ka tema ekspordipartnereid, naabreid ja kõike tegelasi. Võt tšuke jutt sellest asjast siis nüüd. Saite midagi sotti ka? Natuke ikka. Ikka midagi. Ega seda asja ongi niimoodi teoorias rääkida on tore, et selleks, et sellest nagu aru saada, peaks tegelikult püüdma nagu huviga jälgida just nimelt selliseid valitsuse otsuseid majanduse valdkonnas ja ka seda, et mis siis juhtub ühe või teise otsuse puhul, eks ole, või teistpidi, et kui on mingi olukord, et mida siis tehakse ja kuidas seda põhjendatakse, eks ole. Ma soovitan teile edaspidi kindlasti võib-olla siis huviga jälgida Eesti valitsuse otsuseid majanduse päästmise osas ja püüdke siis nagu analüüsida, et millised meetmeid kasutatakse ja miks seda kasutatakse, eks ole. Nüüd on sõnavara olemas, on ju. Vot nii. Nüüd, nagu ma rääkisin, ma kordan üle, et meil on teiega siis 3 kohtumist maikuus. Nendega on siuke lugu, et nendest esimene kohtumine 18 on praegu kindlalt paigas, midagi ei muutu. 20 ja 21, seal on nüüd siuke lugu, et mul ei ole 100% kindlust. Võib-olla me peame natuke nihutama seda, mõistate, eks ole, kas ajaliselt või midagi, on ju. Ma annan sellest kindlasti teada. Mul on kõik segaduses. Iga päev midagi muutub. Mingid asjad lähevad sassi. Meil on ülikoolist, siin tähtajad on muutumas, lõputööd on muutumas ja mul on siin muid tegemisi ka. Me teeme oma loengut kindlasti ära. Ma kirjutan teile täna veel ka Moodle'isse kirja, aga ütlen teile kõigile etteruttavalt ära, et mida on vaja teha, et teie ideede, äriteede esitluse me teeme 18. Kuuleme selle ära. Räägime selle 3 korral üldse ettevõtlusest ja äriideest hästi palju ja teil on väga palju abiks need samad videod, mis ma olen siin üles laadinud. Ma ei pea kõike teile uuesti üle rääkima, vaid sealt saate kindlasti infot ka, eks ole? Ja arvestust Eesti osas lepime kokku näiteks 18. Millal me selle teeme. Me teeme selle kindlasti maikuu jooksul, aga me jätame rahulikult võib-olla endale mitu päeva ka õppimiseks, eks ole? Nii, on teil küsimusi?
Kui ei ole, siis ma lõpetan täna ära praegu. Ilus ilm, minge tehke siis midagi, mis te teete. Ja olge niisama tublid ja terved, on ju?